tere tulemast Elamu Messi stuudiosse. Meil on järjekordne külaline ja mul on väga hea meel, et te saate lähemalt tuttavaks meie ägedate eksponentidega. Tere tulemast! Tere! Kas sa tahaks ennast tutvustada meie vaatajatele? Olen Hans Kristen ja olen Apto Collectioni esindaja, müügijuht ja turundusjuht ja oleme siin siis pehme mööbliga väljas. Räägi natuke Apto Collectionist. Ja Apto Collection on siis Revalni Impexi bränd, mis on siis ise toodame siis Eestis. Toodame siis nii diivaneid, tugitoole kui poodid ja oleme tegelikult 17 aastat tootnud ja tegelikult siis bränd ise on vana 5 aastat. Mis teie diivaneid eristab teistest? Ma arvan, et kõige rohkem, mis meid eristab, siis just selle brändi mõttes on see, et me teeme kliendile eritellimust. Ehk siis klient võib tulla, öelda oma mõõdu, oma muudatused, kui on vaja ja me teeme täpselt nende muudatuste järgi. Iga toode valmib siis nagu üksik tellimusena, ehk siis klient ei pea ostma nagu partiikaupa nii-öelda. Ehk siis on mingi kindel mõõt või variatsioon ette tehtud ja nüüd ta ainult seda saabki. Ei, ta võib tulla öelda, ma tahan 275 diivan on näiteks ja ta ütleb, et ma tahan 240, siis me teeme. Ei ole küsimus. Miks te Elamu Messil olete? Ma arvan, me oleme Elamu Messil selleks, et tulla tarbijale lähedale. Et meile meeldib üleüldse, kui me käime messidel ka, meile meeldib see selline üks-ühele vestlus, et me saame olla olemas, vastata nendele küsimustele. Inimestel on väga palju küsimusi, väga palju siis ka, ütleme nii, et ka soove, mida tegelikult ei täideta ära ja me saame olla need, kes siis on need kuldkalad, kes siis täidavad soove. Sina oled kindlasti paljudel messidel käinud ja väga paljud inimesed ega päris hästi aru veel ei saa, mis asi see Elamu mess on, miks seda teistest erinev on. Et kas sa saad äkki lihtsas keeles seletada inimestele? Üks asi, Elamu mess on eriline sellepärast, et ta kestab 10 päeva. See on nagu väga lahe ja ma just mõtlesin ka, ja arutasin siin ka natuke, et siin on nagu võimalus, esimene päev tuled, vaatad, okei, natuke võiks võib-olla midagi nagu me ise teisiti teha. Ahah, mul on see aeg, ma saan veel selle muudatuse sisse viia või nagu näiteks, et ehk siis see on üks nagu võimalus. Teine, mis on, meil on ka Jämera Pauroki majas on meie lilla diivan, ehk siis teine, mis on siis, on see, et sa tegelikult saad nagu produkti näha kohe interjööris. Ja see on nagu hästi mõistlik ja hea lahendus, et klient tegelikult saab aru, kus reaalselt seda toodet kasutatakse ja kasutada. Et ma arvan, et see on nagu see visuaalne selline reaalsus, mida Elamu Mess loob. Mulle endale tundub, et see on justkui selline sõbral külla tulek, kus sa saad vaadata, millega ta on siis hakkamas saanud. Kas sa oled ise saanud juba natuke ringi vaadata? No nii palju ütleme, kui on olnud enda ettevalmistust vaja teha siis seal all, aga mitte väga palju. Ma pigem ütleks, et ma tavaliselt ütlen ka nii, et ma messidel väga palju enda boksist väljas ei käi, küll siin kindlasti, sest et see on lihtsalt nii põnev, mis siin toimub. Aga mulle meeldib keskenduda sellele, mida me teeme ja panna sinna maksimum, et mis ma siin natukene olen saanud käia, siis väga lahe kontseptsioon. Mulle nagu endale väga meeldib, ma olen ise kinnisvara arhitektuuri fotograaf ka veel, et see mis nüansse on loodud ja mis tegelikult materjali on võimalik sealt luua ja toota, on tegelikult väga eriline. Mis sinu lemmikmaja praegu on? Oi, kui hea küsimus. Mu lemmikmaja, ma arvan, pigem on ikkagi see maja, kus meie diivan on, et selles mõttes, et paratamatult ma arvan, et see oleks kõige õigem vastus ka, aga tegelikult nii palju, kui ma olen nagu näinud, siis mulle meeldib Nordholmsi majad on ka nagu väga lahedad ja nüüd ütleme sotsiaalmeedia mõttes, kui ma olen näinud, siis kus on see pohostiilis diivan ja just see oaasi osa, see on ikka, ütleme, see on selline koht, mida ma ei tea küll, et Eestis nagu väga oleks niimoodi olnud näha varem.
nii et kui inimesed veel mõtlevad, kas tulla või mitte tulla, siis mis sa neile ütled? No esiteks ma ütlen, et kindlasti tulla, aga kindlasti tulla selle ideega, et võib-olla mitte otseselt nagu miskit saama, vaid pigem avastama just, et mis lahendusi on, mis võimalusi on, sest siin on tõesti, ma ütleks, et siin on ettevõtete eliit kohal, et see on nagu lahe, kui siin oli meil see briefing enne paar nädalat tagasi, siis ma juba vaatasin, et ohoh, et mul on hea meel siin olla, sellepärast ma näen, et siin on tugevad ettevõtted kohal ja tõesti tugevad ettevõtted on oma tugevad ja head töötajad siia pannud selleks, et see panus oleks maksimaalne ja miks pannakse see panus, tehakse maksimaalseks, on see, et tarbija, kes siia tuleb siis või koostööpartner, et ta saaks maksimaalse ja parima teeninduse osaliseks, on ju, või siis ka info osaliseks, et see on see viis, kuidas ma arvan, et inimene võiks tulla, et ta tuleb selle põnevusega, selle ootusega, et mida ma võin siin näha, võib-olla mitte mida ma võiks siit osta, aga mida ma võin siin näha. See on tõepoolest üks hästi olulisi asju elamumessi puhul, mis seda teistest messidest eristab, et pea rohkem kui aasta aega hästi paljud erinevad inimesed, erinevad ettevõtted on koos töötanud viimase hetkeni selleks, et luua midagi ägedat, nii et elamumess on palju rohkem kui lihtsalt majad ja tooted, et olete väga oodatud, oleme avatud kuni 15. juunini. Näeme! Ja, aitäh kõigile!